see Kääriku talu on selline koht, et mul ükskord oli vaja Tallinnast ära kolida. Omamoodi oli siis mul sellest kahju, sellepärast et töökoht oli Kunstiakadeemia ja maal on meeldinud mulle alati olla, aga siis tulin siia. Siis tulid uued väljakutsed, uued tegemised, asutasime selle Viljandi Kultuuriakadeemia rahvakunsti käsitöö osakonna, mis väga toredasti siiamaani toimub. Vanu asju ja pärandit olen ma alati väga hinnanud ja armastanud, sellepärast et need on ju kunagi elanud hingede tehtud. Ja kui me läheme siis hingede all surnuaiale, siis me teame, et nende kootud kindaid ja käpikuid ja seelikuid ja vöösid ja pitse väga palju Heimtali muuseumis, mis võivad praegu kõigile meile ka inspiratsiooni ja toetust anda. Et see kodune soojus ja võib-olla, kui ma vaatan üldist elu praegu, siis mõtlen, et mis seal on ja mida seal on puudus. Ja puudu on seal sellisest rahulikust, sõbralikust, inimlikust soojusest. Vahel võib täheldada ju päris niisugust kurjust ja kividega surnuks viskamise, kuidagi kividega virutamise elementi meie elus. Et just nimelt usaldusväärset soojust ja kogukondlikku kokkukuulumist ja kõikide aitamist igal juhul, kes su lähedale satuvad. Et see võib olla ja vast ka see, mida linnamajades, korterites on vähem, kui lapsed tulevad, et nad saavad tuld teha, nad vaatavad ahju, uksest sisse tuli praksub, potid auravad, toidulõhnad on majas, et see niisugune argielu poeesia võib-olla või talupoeglik ja maaelu argielu poeesia, mis annab, see on iseenesest ilus. Pühad ja pühade toidud ja soojas toas olemine, põhud põrandal, kuused nurkades, lapsed mängivad, selline tore asi. Elus on oluline leida üles iseennast. Ja hiljuti oli väga huvitav lugu, et ma sõitsin rongiga Tallinnasse. Tavaliselt ju noored inimesed libistavad oma telefoni, nad ei märkagi, kes nende kõrval istub ja mis aknast paistab. Aga äkki üks noor mees hakkas minuga rääkima. Ja rääkis ja meil oli väga tore vestlus. Ükskord suvel vaatan, et mul olid siin aia tegemise talgud, tuli välja, et tuli see sama noormees, kuigi ma ei tundnud teda alguses ära. Ja siis ta ütles, kuulge, te ütlesite, et ma vaatan, et te olete siin pensionil, teil on ikka tore elu, et ma tahtsin ikka täpsemalt küsida, et kuidas seda iseennast siis leida. Ja siis me püüdsime veel edasi rääkida, ma loodan, et ta on juba leidnud selle iseenda. Aga et sa oled niimoodi selles suhtes aus, et teed just seda, mis on sulle konti mööda, mis on sulle loodud ja neid asju, milleks sina. Ja see on ka veel, et ma arvan, et iga inimese lausa kohustus, peaaegu kohustus on kasutada ära Jumala poolt antud või elu poolt antud anded ja võimed, mis sul on nii palju kui vähegi võimalik ja nad teoks teha või loominguks teha või millekski muuks. Et sa tänulikkusest ja tänust selle eest, et sulle on elu antud, annad elule midagi tagasi. Ma arvan, et sitkust oleks vaja ja nõtkust ja talupoja tarkust ning arukust. Ja veel seda, sitkust ja nõtkust, et üks on niisugune tugevus, aga teine on igas olukorras, igas hetkes, olgu ta raske või väga raske, nukutada, mis saaks antud hetkel olukorras teha. Ma väga mäletan, kui ma olin nooruke ja hakkasin kirjutama ja minu kirjanikust isa siis püüdis mind natukene aidata, vaatas mu kirjatükki, ütles, no nii, pole viga, aga nüüd ole hea, mine ja tõmba kõik sõna minad maha, minasid poleks vaja. Ja seda ma siis tegin ja ma arvan, et üks väga hea asi on see, et kui on ka rasked olukorrad, keerulised olukorrad, ohtlikud olukorrad, siis keera mina kellekski teiseks
ja aita ja toeta seda teist. Et hästi oluline on, kui sinul oleks 90% tänulikkust ja 10% nõudlikkust. Ja sellepärast, et tänulikkus tähendab ka helgust ja rõõmu, sest sul on nii hea meel, et sul on antud elu ja sa oled juba tüki aja oma elust ära elanud. Ja kui hästi läheb, on veelgi elu ees, aga seal samas, kui sa selle mina oled maha tõmmanud, siis vaata, kes veel sinu kõrval elab. Olgu ta laps või vanem inimene või mõni loom ja sa püüa teda aidata, siis saab kohe kergem olema. Hirmude poolest ütleb, et samamoodi jõulude ajal, kui ingel tuli kuulutama karjastele, esimesed sõnad olid ärge kartke. Ja seda on väga tihti öeldud sealt ka kõrgemalt taevast, et ärge kartke, ma tulen tooma teile häid sõnumeid või ma tulen selliseid sõnumeid. Ja siis võib-olla aitab jällegi see tänulikkus, et juhtub, mis juhtub, juhtunud on elus paljugi ja me ei tohi kunagi nii-öelda, me ei saagi öelda igal ühelegi, et sa ei sure, sest me kõik sureme. Aga ma tean, et vahel öeldakse, mulle on öeldud, et kui ma siin nuputan hirmsasti kogu aeg, et kuidas see koht ilma minuta edasi elaks ja see on tõesti väga oluline. Ja siis kõik ütlevad, sa oled ju nii tugev, sa elad kaua ja siis ma küsin, kas sa saad aru, kui ma ka väga kaua elan, suren ma varsti ära, mis on täiesti tõsi. Ja lihtsalt ka leppida eluga ja olukorraga ja tänada ja olla rõõmus igast hetkest, igast päevast, igast olukorrast, mis sulle on antud ja katsuda see võimalikult paremal viisil mööda saata või kindlasti enda kõrval teisi aidates. Paljud ütlevad, et maailm on nii väikseks jäänud, et saab siuh ja säuh lennukirga sinna tõnna. Muidugi see pole üldse eriti kasulik, see saastab loodust, aga ikkagi, et kokkukuuluvust ja kogukonna tunnet ja rahvuslikku kokkuhoidmist, see on väga oluline, aga mulle tundub, et see ongi nii. Et isegi ei olegi väga palju põhjust rääkida, sest et kus iganes on näha, et eestlased peavad oluliseks seda, et nad on eestlased ja nad nüüd teavad, et nad võivad siia kodumaale tulla. Omal ajal on olnud ju aegu, kui ta ei saanudki siia tulla. Ja sealt hiljuti käisin Torontos, mõned inimesed, ma sain aru, et nendel on lausa kord kvartalis, nad käivad Eestis, et nii oluline on see side kodumaaga. Ja võtta ka midagi ette ühist. Meil terendab tulevikus selline asi, et kunagi 2004. aastal oli Metsaülikool siin Heimtalis ja nüüd 2024 tahaks seda väga uuesti teha ja kui ma selle idee piiksatuse välja käisin, siis need kõik olid niivõrd vaimustatud, oi, kui Heimtalis me siis tuleme ja oi, kui tore. Ja kui võtta veel siis sihikule, alati on ju üks põhiteema, kui võtta põhiteema, meie endised hinged, meie pärand, meie esivanemate tööd tegemised ja tarkused, siis see oleks ju imetore asi. No kõige suurem soov oleks nendel rahu sulle, rahu mulle, rahu kogu maailmas, ilma sõjata elamist ja ilma sõjata olemist. See on kõige suurem soov, mis praegu olla saab.